Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Tere päevast! Alustame taas pikkade traditsioonidega igakuist saadet Opositsioonitund ja võtame kokku viimaste nädalate sündmused Toompeal, Eesti elus, räägime uue valitsuse eneseotsingutest ja pikast hoovõtust, millest räägivad viimased majandusprognoosid ja räägime ka Riigikogus toimuvast ja vastused annavad täna Mart Helme EKRE-st, tere päevast! Tere! Raimond Kaljulaid Sotsidest, tere päevast! Anastassia Kovalenko-Kõlvart Keskerakonnast, tere! Tere! Ja Jaanus Karilaid Isamaast, tere! Tere päevast! Ja küsib Mirko Ojakivi. Alustame siis ootusest, ligi kuu aega on uus sotsideta valitsus koostanud pikka plaani Eestile. Avalikkusele on ette antud suhteliselt vähe informatsiooni. Raimond Kaljulaid, millest see teile räägib, et on need läbirääkimised siis pingelised, aga suhe Eesti 200 ja Reformierakonna vahel ikkagi usalduslik, et erimeelsused majast välja ei jõua või? Meil on kaks tõlgendust. Esimene on see, mille tegi minu hea kolleeg erakonnas Jevgeni Ossinovski, kes ütles, et see kõik on lihtsalt teater teie jaoks, austatud ajakirjanikud, et te saaksite käia ja kajastada neid keerulisi kõnelusi. Aga mina võib-olla küsiks nii hoopis, et mille üle tegelikult Eesti 200 ja Reformierakonna vahel läbi räägitakse? Kas valitsuse moodustamise üle või nende erakondade liitmise? Et ma olen viimasel ajal vaadanud huvitavaid asju, näiteks Kristen Michal sotsiaalmeedias jagas pilti, kuidas Eesti 200 ja Reformierakonna fraktsiooni, ma saan aru, koosolekud on nüüd ühised, et tulevad mõlema erakonna ministrid ja mõlema erakonna saadikud istuvad ühe laua taga, arutavad nagu asju. Et on ka olnud siin jutte sellest, et võib-olla Tallinna valimistel pakutakse Eesti 200-le võimalus siis ellu jääda läbi selle, et nad kandideerivad hoopis Reformierakonna nimekirjas. Nii et mulle nagu tundub, et tegelikult me näeme siin pigem kahe erakonna liitumiskõnelusi või vähemalt nende sellist ettevalmistavat seisukohtade sünkroniseerimise etappi, mitte niivõrd valitsuskõnelusi, sest valitsus ju töötab ja töö käib, et ma ei kujuta enam ette, milles neil veel üldse oma vahel läbi rääkida. Jaanus Karilaid, teie erakonna auesimees Mart Laar kirjutas mõne päeva eest, et praegu on siis Eesti poliitikas aeg, mil iga minister saab endale ise koalitsioonileppe kirjutada. Äkki ongi see kõik hea algus millegile ilusale, millegile suurele, millelegi heale? Nojah, ütleme, Kristen Michal küll on, ütleme, parem oma suhtlemisstiililt ja ütleme, vähem on nii-öelda upsakust ja nipsakust, aga poliitika läheb vanaviis edasi. Tegelikult polegi väga neid poliitikaid, kui me vaatame seda, et meie kõige tähtsam lähteülesanne on rahvastikukriisi lahendamine. Ja kui me 2018 oli 14 367 sündi, eelmine aasta alla 10 000, siis me ei näe ühtegi poliitikat, mis tegelikult ühiskonda tooks juurde turvatunnet ja aitaks siis seda ka perepoliitikat kujundada. Ja hämmastav on ka see ju, et Michal praegu teeskleb, et oleks nagu siis alles eile tulnud poliitikasse, et superministeerium tekib sünergia. See on üle 8 aasta juba olemas seal ja tegemist pole mitte teatriga, vaid see on kaotatud aeg, mis me praegu näeme, et jah, see on tõesti teesklus, et teeseldakse siis uut koalitsioonilepingu, nende läbirääkimiste faasi, kuigi me ei näe, ütleme, et oleks tõsiselt võetavaid siis poliitilisi valikuid praegu meie silme, et majandus kiratseb ja perepoliitikas tegelikult on jätkuvalt miinusseis.
Mart Helme, kas ka teile on sarnaselt eelnevatele rääkijatele jäänud mulje, et need on sellised teeseldud läbirääkimised, et tegelikult on ammu teada, mis Eesti elus teha tuleb, puudu on vaid raha ja pealehakkamine ja nende läbirääkimiste käigus ei otsita? Mina näen seda asja niimoodi, et tegelikult on tegemist peata olekuga, kuna maailmas on asjad muutumas nii rajult ja see niisugune lääne ühisblokk on ju väga selgelt praegu murenenud ja Ameerika ajab oma poliitikat ja täiesti teistsugust poliitikat ja täiesti Euroopa Komisjonist erinevate eesmärkidega poliitikat ja ärme räägime ainult Ukrainast, räägime ikkagi globaalselt. Euroopa Komisjon on sisuliselt välja lülitatud, Kaja Kallast ei võeta jutule ei Ameerikas ega Venemaal ega Hiinas, mis kõrge esindaja ta siis on, siis ei ole nagu seda niisugust selget käsuliini ja selget arusaamist, kuhu poole võib liikuda ja kuhu poole ei või liikuda. Ja kas rohepööre lõpeb näiteks hommepäev ära juba või ei lõppe ära hommepäev? Kas Ukraina sõda lõpeb ära hommepäev või ei lõppe ära hommepäev? Kas Euroopa kaitsetööstuse käima lükkamine, käima tõmbamine haarab kaasa ka Eesti kaitsetööstuse või ei haara? On tegemist peata olekuga ja ma ütleksin, et vaadates ikkagi nädalast nädalasse ka Kristen Michali esinemisi nii infotunnis kui ka mujal, siis tegemist on äärmiselt nõrga peaministriga, kes ei käi absoluutselt üle oma ministritest ja kui me vaatame, justiitsminister esineb oma mingite soolodega, võtame need Pihlakodud ja Südamekodud ja seal toimuvad skandaalsed asjad, mitte midagi ei juhtu, keegi ei vastuta, kriminaalasju ei algatata, ehkki karistusseadus selgelt näeb ette, et tuleb algatada. Kui me võtame siin mingid teised ministrid, kõik nagu kuidagi harali ajavad mingit oma asja ja selles mõttes on Laaril muidugi õigus, et iga ministeerium teeb oma plaani, aga need plaanid, kas nad omavahel ka kokku lähevad, selle eest peab ju seisma peaminister, aga peaminister lihtsalt ei saa hakkama. Anastasia Kovalenko-Kõlvart avaringi lõpetuseks, kas miski nende pika plaani arutelude käigus on ka teid üllatanud positiivses või negatiivses mõttes või kõik on läinud ette arvatult ja siis nii nagu siin eelkõnelejad rääkisid? Ja, et ma nõustun eelkõnelejatega, aga tegelikult ei uus ega ka vana koalitsioon pole siiamaani tulnud mitte ühegi algatusega või projektiga majanduse elavdamiseks. Ma arvan, eriti on nüüd silmakirjalik, et peaminister käib iga nädal infotunnis, kus ta siis Riigikogu ees räägib, kuidas nüüd tema hakkab makse langetama. Need samu makse, mida on ta ise tõstnud, et see on selline suur majanduslik plaan. Ma arvan veel eraldi see jutt investeeringutest ja bürokraatia vähendamist, mis pidevalt kõlab. Esiteks näidake mulle vähemalt ühte koalitsioonilepingut, mis Reformierakonnal on olnud, kus seda ei ole varem olnud kirjas. Ja nüüd veel eraldi teema, aga sellest nii-öelda parempoolsest poliitikast. Ma mäletan, kui tuli see, nii nimetatud koalitsioonileppe kavand välja. Seal oli eraldi punkt selle kohta, kuidas siis hakatakse aina rohkem riigi ettevõtteid erastama. Ja mida tehakse paar päeva hiljem, Enefit Green ostetakse tagasi. Üleüldse, et ma arvan, et see Enefit Greeni kaasus on üks parim näide sellest, kuidas Reformierakonnal täna lihtsalt puudub üleüldse majanduses ja ka energeetikas igasugune poliitika. Üks Reformierakonna minister otsustab, et viime Enefit Greeni börsile, järgmine rahandusminister Mart Võrklaev ütleme, me peaksime veel rohkem erastama, siis tuleb kolmas rahandusminister Jürgen Ligi, tema hoopis ostab selle tagasi. Rääkimata sellest, et kui see kavand välja tuli, nii-öelda see, koalitsioonileppe kavand, ma arvan, väga kõnekas oli see, et seal on ühtegi sõna ei haridusest ega tervishoiust. Ja nüüd on kaotatud ka terviseministri portfell. Kuu tagasi, kui see esimene koalitsioonileppe pool, see lühem oli avaldatud ja selgus, siis seal sisuliselt tegelikult lubatakse meile pärast seda, kui siis need maksutõusud, mis eelmise valitsuse poolt kokku lepiti, et need tühistatakse, aga siis lubatakse maksurahu. Ma küsiks teie käest, et kõik suured poliitilised algatused ju tegelikult vajavad raha, kui tervisesüsteemi muresid, struktuurseid probleeme proovida lahendada, siis on tarvis sinna lisaraha. Teede ehitamisse, korrashoidu viimastel nädalatel jälle oleme kuulnud vaja 100 miljoneid, suures pildis miljardeid. Meile on lubatud maksurahu. Kas me võime hoopiski jõuda sellisesse Taavi Rõivasliku peenhäälestamise valitsusse tagasi, kus suurte asjadega ei saa tegeleda, et Mart Helme?
No mina kahtlustan seda, et sellise majandamisega ja sellise juhtimisega, sellise saamatu juhtimisega, nagu me siin viimased aastad näinud oleme, Eesti riik läheb lihtsalt pankrotti. Lihtsalt läheb pankrotti ja läheb pankrotti sellepärast, et pankrotti aetakse kõrgete energiahindadega meie ettevõtlus. Siin suhtlen ju maapiirkondades inimestega, inimesed on täiesti lootusetud. Ei ole mitte midagi, ei ole enam mõtet teha. Mitte miski ei tasu ära. On probleeme tööjõuga, on probleeme palkade maksmisega, on probleeme loomulikult riigimaksude maksmisega, sest raha lihtsalt ei ole. Tarbijaskond kaob ära, sisendid on nii kallid, et katastroof on. Riiki ootab ees katastroof ja samal ajal jagatakse meil kusagile tuuleparkidele miljardites raha. Et no kuulge, kas teil on natukene mõistust peas ja räägitakse mingeid ilusaid umbluujutte selles kohas, kuskil 20 aasta pärast on tuumaelektrijaam ja siis meil on normaalsed elektrihinnad. No ma mäletan väga hästi seda, kuidas meil siin mõni aeg tagasi räägiti sellest kohas, kohe tuleb meil Tallinna-Helsingi tunnel, vaat siis meil majandus läheb käima. Ei ole seda tunnelit, ei ole meil Rail Balticut, ei ole meil mitte midagi. Pankrot erendab. Raimond Kaljulaid, kui mõistlik on öelda, et seda tulupoolt me ei muuda ja siis hakata mõtlema, et mida suurt saaks Eestile teha? No ma arvan, et see on loomulik, miks Reformierakond räägib maksurahust. Sellepärast, et Eesti maksusüsteem, kui vaadata teda, mis on tema viga, siis alati analüüsitakse seda nii, et palju ta suudab katta riigi kuludest ja see on oluline aspekt. Aga teine oluline aspekt on ka selle puhul see, et kui õiglane see maksusüsteem on. Ja Eesti maksusüsteem on väga tugevalt jõukate eestimaalaste huvides üles ehitatud. Kui olla Eestis rikas ettevõtja, siis tegelikult sellise isiku maksukoormus on väga madal. Kui olla tavaline tööinimene, selliste inimeste maksukoormus Eestis on väga kõrge. Tarbimismaksud ja muud maksud, mis just eriti mõjutavad täiesti tavalisi keskklassi leibkondi, need on väga kõrged. Nii et kui me räägime maksurahust, mis ju kõlab hästi ja ma arvan, et kindlasti kuulajate hulgas on ka neid, kes ütlevad, ei, me ei taha, et neid pidevaid maksumuudatusi, siis loomulikult see on ka halb olukord, kus iga nädal teadatakse uuest maksumuudatusest, tekitab ebastabiilsust. Aga fundamentaalne küsimus, kas Eesti maksusüsteem on õiglane ja kas ta näiteks, ma arvan, Mart Helme tõi õigesti välja, et kui me räägime, mis on Eesti ja üldse maailmas teiste riikide majanduse selgroog on tegelikult väikesed keskmised ettevõtted, kus töötab kõige rohkem inimesi, sealt tuleb innovatsioon, sealt tulevad uued tooted, tulevad uued teenused. Kui täna nende ettevõtetega rääkida ja küsida, kas te olete rahul sellega, milline see maksusüsteem on, muidugi nad ütlevad, ei ole rahul. Nii et tegelikult see maksurahu näitab seda, et Reformierakond juhib riiki, ma ütlen, väga kitsa ringi, väga jõukate inimeste huvides, kes siis tegelikult tellivad endale täpselt sellise poliitika, nagu nad tahavad. Jaanus Karilaid. Jah, on ilmselge, et see majandusmudel edasi meid või tegelikult ei vii, et me oleme nii avatud oma majanduspoliitikalt, et me sõltume nii Saksa, Rootsi kui Soome, ütleme siis majanduse käekäigust ja kui seal läheb kehvasti, läheb kohe ka meil kehvasti, et sellise majandussurutises panna veel maksukoormust peale on tegelikult oma inimeste vastu kuritegelik. Täna on 2 meedet, mida peaks tegema. Esiteks peaks alandama kütuse aktsiisi, mis elavdab majandust, ta on selline ahelreaktsioon, positiivne ahelreaktsioon ja peaks alandama ka käibemaksu ja läbi siis majanduse elavdamise, läbi ka sihitud siis majandusprogrammide tekib majanduskasv ja majanduskasvus tekib ka tegelikult heaolu. Et loota selle peale, et me oleme 3 aastat siin tegelikult olnud suures majandus siis ka nii languses kui ka siis seisakus, et paneme ainult siis iga protsent juurde, paneme 24% on vähe, paneme 26, 28, ilmselgelt see tegelikult suretab meie siis majanduse konkurentsivõimet ja rääkimata sellest, et Soomes on ja tõesti energiahinnad ju 3-4 korda ka soodsamad, siis me ei meelita siia ka tööstust ega tootmist. Nii et 2 väga selget näidet oleks, millega saaks majandust elavdada, kindlasti peaks panema kindla veto maksutõusudele ja mõtleme väga selgelt need sammud välja, kuidas makse hoopis praegu hetkel alandada just selle mõttega, et majandusele anda siis hoogu juurde. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, et mida siis teha, et saaks suuri asju ellu viia, kui lepitakse kokku, et tegelikult tuleb see asi ära lahendada olemasoleva maksutulu piires, et mõnest maksutõusust isegi loobutakse? Ja ma jällegi ütlen, et see sama maksutõusudest loobumine, et see on selline kosmeetiline ja näilik jutt, et tegelikult rahandusminister ja ka peaminister ridade vahelt
on öelnud, et seesama ajutine käibemaksutõus, ajutine tulumaksutõus tegelikult enam ei ole ajutine. Ja see jutt maksurahust on minu arvates täiesti vale, sest et täna, kus meil juba ostujõud on langemas, on meid ootamas käibemaksutõus juulis, mis veel tähendab hinnatõusu erinevatele kaupadele ja mis tähendab, et ostujõud langeb veelgi, rääkimata siis ka uuest tulumaksutõusust, mis jõustub veel järgmise aasta 1. jaanuarist. Ja nüüd ka seesama jutt suurtest projektidest, suurtest algatustest. Aga Reformierakond, täna valitsus on näidanud, et tegelikult nad ei ole suutelised suurte projektidega hakkama saama. Et ma olen tegelenud Nordica kaasusega, ma olen tegelenud Rail Balticu kaasusega, Eesti Energia teemadega ja igal pool on näha üks ja sama viga. Et tegelikult valitsus absoluutselt, tal ei ole omanikupoliitikat, ta ei oska suuri projekti juhtida, ta ei oska analüüsida riske ja täna on see kõik maksumaksjale läinud kümnetesse miljonites maksma. Ehk siis nii kaua, kuni meil ei ole selliseid juhte, kes reaalselt oskavad näha pilti suuremalt, kes reaalselt suudavad juhtida suuri projekte, suudavad näha seda, et kus on see Eesti Nokia, et praegu on tõesti, on peatolek ja ainus, mida suudetakse teha, on järjest maksukoormust langetada tavakodanikule. Ma tuleks selle teema kokkuvõtteks ikkagi nagu selle konstruktiivse poole peale, ehk alati öeldakse, et aga mis on opositsiooni plaan, et kui me näeme, et valitsus tegutseb, siis opositsioon ainult viriseb ja vingub. Ma ei tea, kas siin on tõde ka või ei ole, või et lihtsalt ongi selline poliitiline dünaamika, et opositsioon ütleb, et koalitsioon on paha ja koalitsioon ütleb, et opositsioon on veel halvem ja neil pole tegelikult mitte mingisuguseid ideid, aga mis on need probleemid, mis kindlasti vajaks selles uues leppes lahendamist, et kui see või teine asi ära teha, siis te isegi võib-olla kaaluksite selle koalitsiooni toetamist, et Raimond Kaljulaid, mis tuleks ära teha? No kõigepealt ma ütlen, et me ei kaaluks selle koalitsiooni toetamist, aga see on väga õige küsimus. Kui ma tohin väikse kiire märkuse öelda, et siin Jaanus Karilaid rääkis, et kui me nüüd mõni protsent langetaks käibemaksu, siis see elavdaks Eesti majandust. Et ma arvan, et ei maksa raadiokuulajat nüüd nii lolliks ka pidada. Mis elavdab majandust? Majandust elavdab see, kui Eesti ettevõtted toodavad rahvusvahelisel turul konkurentsivõimelisi tooteid ja teenuseid ja on rahvusvahelisel turul nende müümisel edukad. Andke mulle andeks, sellest, kas käibemaksumäär on nüüd 1-2% madalam või kõrgem, see paraku ei sõltu. Käibemaksumäära tuleb muidugi langetada selleks, et tarbijate ostujõudu suurendada, et hinnad oleksid madalamad. Et elementaarsed majandusasjad härra Karilaid peaks endale selgeks tegema. Aga kui te nüüd küsite, mis on see üks asi näiteks, mida meie peame väga oluliseks, kaitsetööstus. Kui me vaatame täna Euroopa poliitikat, siis on täiesti selge, et ka see, mida austatud härra Mart Helme mainis, on ju Ameerika Ühendriikide Euroopa teinesest kaugenemine, see toob kaasa vajaduse Euroopal väga kiiresti taasrelvastuda, selle suunaline protsess on käivitunud. Euroopa riigid panevad järgnevatel aastatel väga suuri rahasummasid. Me ei räägi siin miljonitest, me ei räägi ka miljarditest, me räägime väga suurtest rahasummadest, mis lähevad kaitsesse. Ja väga tõsine hoiak on Euroopas see, et võimalikult suur osa sellest rahast peab jääma Euroopasse. Ja nüüd, kui küsida, mis näiteks sotsiaaldemokraadid teeksid täna teisiti kui valitsus selles valdkonnas kaitsetööstuse arendamisel, me väga intensiivselt otsiksime võimalust Eesti kaitsetööstuse ja Põhjamaade kaitsetööstuse integreerimiseks, Põhjamaade suurte kaitsetööstusettevõtete Eestisse toomiseks, mis praegusel hetkel on protsess paraku vastupidine ja sellega on tegelikult väga kiire. Ja see lahendaks 2 probleemi. Esiteks, see tooks meile siia Eestisse tööstust, tooks tootmist, aga punkt 2, see lahendaks ka meile teatud tarnekindluse mured, mis meie kaitseväel on. Ma korra täpsustan, et tegelikult just äsja tulite valitsusest, kes seal ei lasknud seda kõike teha? Kaitsepoliitikaga ju me kõik saame aru, on tegelenud Reformierakond, Kaitseministeeriumit juhib Reformierakond, et ma arvan, et kindlasti kaitsetööstuse valdkonnas oleksid tulemused
oluliselt paremad, kui see ei oleks nii-öelda Reformierakonna tagatoa käes, kus ma arvan, pigem vaadatakse, et see oleks nii-öelda erakonnale kasulik kui Eestile kasulik. Jaanus Karilaid, et mis tuleks ära teha? Ja kõigepealt muidugi see sotsiaaldemokraadi vale väide, et ega siis selline inimeste surnuks matkustamine ei ole ka mingisugune tee ja see on vale tee. Ja igal juhul oli näha, et see teekond oli teil jalge all. Kelle ajal need maksud siis tehti? Ikkagi sotsiaaldemokraatide juhtimise all. Ja siiamaani on tunne, et oleksite veel nagu valitsuses, aga eks näha. Ütleme, mis on tuumküsimus, mis peab olema USC leppes, on kindlasti see rahvastikukriisi küsimus. Et kui ma enne mainisin, et 2018 oli 14 367 sündi, siis eelmine aasta alla 10 000. Ja kui ei tule selliseid meetmeid, mis annavad peredele turvatunnet ja ütleme siis kujundavad seal väga selgeid poliitikaid, kas läbi peretoetuste või siis läbi lasteaiateenuste paremaks tegemise või siis läbi siis palgareformi. Nii et ja majandus jätkuvalt aitavad elavdada sihitud siis sellised investeeringuprogrammid kohalikesse teedesse, lasteaiaehitused, koolimaja ehitused, see eladab meie majandust, annab tegelikult juurde lisandväärtust. Nii et ma näen, et ega täna Kristen Michalil ei ole seda visiooni ja ma olen ka nõus sellega, et peaministri ülesanne tegelikult on ka ohjata oma ministreid, et tekib tervikvaade ja iga minister tegutseb oma soodu ja peaminister tegelikult ei ole täna dirigent. Mart Helme, mis tuleks ära teha, see üks või kaks asja, mille puhul te saaksite öelda? Esimene asi ja kõige olulisem asi on elektri hinna allaviimine ja selle hullumeelse rohepöörde lõpetamine sellisel kujul, nagu seda praegu kavandatakse, mis on ikkagi väga korruptsioonimaiguline, kui ainult mingid tuule- ja päikese arendajatele miljardeid ja miljardeid tahetakse uhada. See on ju tegelikult toetusraha, see on subsiidium, mis ei tee ka seda sama tuule- ja päikeseenergiat odavaks. Samal ajal meil põlevkivienergeetika on maksudega ja CO2 maksu ja kõige muuga aetud kunstlikult ja totralt kalliks, põhjendades seda sellega, et seal korstnad tahmavad taevast. No jumal hoidku, tänapäeval on kõik võimalikud filtrid juba vahele pandud ja olemas. See on kindlasti üks asi, sest et madal elektri hind on selle konkurentsi eelise tagamine meie teenustele, meie kaupadele ka rahvusvaheliselt. Ja teine on loomulikult, et armas ära lase elada, kaotame selle õudse automaksu. Need on kaks kõige karjuvamat asja. Nii, Anastasia Kovalenko-Kõlvart, et mis tuleks ära teha? Jaa, et tegelikult ma täiesti nõustun Mart Helmega, et mul oli täpselt need samad teesid, et muidugi energeetika on see, mis praegu tegelikult mõjutab väga tugevalt meie majandust, et kui me saame jälle tagasi, eks ole, põlevkivi ja paneme selle ikkagi prioriteediks ja tänu sellele ka viime energeetika hinnad alla, et siis see kindlasti turgutab ka majandust. Ja muidugi, mis puudutab maksu, on hiljuti, mis oli Keskerakonna poolt sisse antud eelnõu, mis kahjuks maha hääletati, oli käibemaksu alandamine toidukaupadele, et tuletan meelde, et meil alates juulist on põhimõtteliselt juba 10% vahe Soomega, kus Soomes on 14% maksumäär toiduainetele, meil hakkab olema 24%. Ja täna kõik viitab sellele, et meil pea neljandik inimestest, kes meil vastu tulevad, ei tule toime juba nende jooksvate sissetulekutega, enda kulude katmisega, paljud pered elavad säästude peal. Ja muidugi ka automaksu kaotamine, et täna me teame, et juba ka õiguskantsler on kinnitanud need samu väited, mida on Keskerakond aastaid rääkinud, et see on vastuolus põhiseadusega, kuna seal ei ole erisusi puuetega inimestele, lasterikastele peredele ja on järjest rohkem meil peresid, ka maal elaval peresid eriti, kes on sunnitud hädavajalikust autost loobuma. Üks lause veel siia juurde, et tõesti vastab tõele, et Isamaad on kutsutud nüüd korduvalt valitsusse. Kristen Michal kutsub üle nädala. Ja Reinsalu keeldub. Ja me ei jõua üle esimesest punktist, automaksu tühistamine. Me edasi rääkida ju ei saa, et see ebaõiglane ja rumal maks sellises majanduskeskkonnas täna tuleb tühistada. Ja kuna edasi sealt ei jõua, siis ka ei saa edasi rääkida. Nii et automaksu tühistamine on loomulikult ka üks meie nõudmine. Et see kutse on olnud siiras, ma saan aru, Isamaa on siis justkui nagu laua taha teel olnud, aga siis... Kutse on Kristen Michali poolt siiras, 52 mandaati parlamendis on liiga vähe, nad tahaksid endale selliseid sotsiaaldemokraatide taolisi niisugused asemikke, kes seal siis läbi koputaksid mingeid asju, meie sellega nõus ei ole. Isamaa läheb kindlasti selle mõttega, et teha kardinaalseid poliitika muutusi, on see siis maksupoliitika, on siis tegelikult see regionaalpoliitika, maaelupoliitika. Me näeme, et ka tegelikult sotside käes oli ju maaeluministri portfell, nüüd on uus maaeluminister, kes õpib alles seda poliitikat tundma. Ja kui me vaatame neid uuringuid, mis seal on väljaspool kuldset ringi, siis me näeme, et seal vaatavad vastu meile negatiivsed indikaatorid. Regionaalpoliitikas pole samuti mitte midagi ammu enam kuulda olnud.
Nii et eks meil on, ütleme, rida neid tingimusi, mida me tahaksime siis, kui Isamaa läheks. Teine on muidugi ka see, et kui inimene saab tööle, siis ta peab oskama eesti keelt. Nii nagu ka Soomes tegelikult on olemas selline poliitika, et sellega me oma rahvusriiki ka hoiaksime ja kaitseksime. Mulle tundub, et sotside saabumine opositsioonitundi on toonud siia ka mingisuguse pinge nagu tagasi. Nad ei ole veel opositsioonis tegelikult. Ma juhin tähelepanu, et Jaanus Karilaid alustas oma viimast loengut sõnadega, mul on üks lause ja siis rääkis umbes 4 minutit. Aga see on väga hea, et selles mõttes minu meelest opositsioonipoliitik peabki olema selline nagu enda ees seisma. Lisaks ühe mõtte veel. Aga mina ei luba rääkida ühe lausega, tähendab esiteks sotside rollist eelmises valitsuses. Ma arvan, et väga paljud asjad, mis me nagu hoidsime ära, oleksid olnud väga valusad Eesti inimestele. Ja mõnedes punktides ma arvan, et me võiksime tegelikult ka siin opositsioonis seda omavahelist koostööd tõesti parandada, näiteks see sama idee toiduainete käibemaksu langetamisest. Te mainisite siin, eks ole, Piret Hartmani. Piret Hartman just nimelt selle teemaga tegeles, kusjuures sai selle eest riielda rahandusminister Jürgen Ligilt. Nii et me oleme teatud määral seda teemat sisustanud ja oleme valmis edasi minema. Aga ma tahtsin tulla selle ühe lause juurde, mida Jaanus Karilaid automaksus. Ma teen ühe ennustuse. Ja see ennustus on järgmine. Et ma ei tea, mis saab selles Riigikogu koosseisus, kas Isamaa lõpuks läheb sinna valitsusse või mitte, kindlasti ei seisa see automaksu taga. No see on absurdne jutt. Aga ma teen sellise ennustuse. Järgmise Riigikogu koosseisu jooksul ma olen kindel, et Isamaa vähemalt korra satub valitsusse. Ja mu ennustus on see, et automaksu see valitsus, kuhu te lähete, ei tühista. Te nõustute selle automaksuga? Mina nõustun Raimond Kaljulaidiga. Isamaa ei tühista automaksu. Aga kas EKRE tühistab? No te olete lihtsalt kadedad. Muidugi tühistame. Ei tühista. Ja ma ütlen teile, Isamaa läheb valitsusse siis, kui lihtsalt Isamaa teatud poliitikute kiun selle üle, et nad on pikalt olnud opositsioonis, neil pole häid ametikohti, pole ametiautod, läheb liiga kõvaks ja Reinsalu ei suuda sellele vastu pidada või hakkab see reiting langema, aga kindlasti ei ole asi üheski maksus. Ma saan aru, Karilaid juba oma ühte lauset kahetseb, aga Mart Helme. Ja ma tahtsin öelda, et meil on sotsiaalküsimustes ja ütleme, paljudes niisugustes ühiskonda puudutates küsimustes sotsidega uskumatult palju kokkupuutepunkte, aga meil on teatud kultuurisõja rinnetel väga palju erinevusi, mis tõttu meid peetakse sellisteks vältimatuteks oponentideks, mida me teatud kultuurisõja rinnetel ka oleme. Aga mis puutub sellesse, mida Jaanus Karilaid ütleb, et automaksust algab juba see, et nad ei lähe valitsusse, no ma ütlen, et praktika on tõe kriteerium. Ja me oleme näinud 30 aasta jooksul, kuidas Isamaa teeb suuri sõnu, aga valitsuses need unustab ära ja ma ütlen, et selle automaksuga on täpselt sama lugu. Nii, ja selle saate osa võtab Anastasia. Isamaaga tehti. Ja Anastasia Kõlvart Kovalenko võtab selle teema kokku. Ja, et sotsiaaldemokraadid alati räägivad, kuidas nad on igast asju ära hoidnud, aga alati, kui küsitakse, et mida siis on sellist ära hoitud, siis kunagi nagu vastust ei ole. Et ma tean, et maksud kehtestati, isegi kehtestati see maks, kus maksustatakse alates 1. eurost inimesi, et ma mäletan, et siis Lauri Läänemets, kui esimesed küsimused olid, ta isegi ei teadnud, et ta sellisele asjale alla kirjutas ja mis puudutab käibemaksu langetamist, aga see oligi nagu selline sotsiaaldemokraatide mäng, et nad olid koalitsioonis, justkui opositsioonis, teate, et me tahaksime käibemaksu langetada, ka kuri Reformierakond ja lubanud, aga need eelnõud olid kõik Riigikogus olemas. Järjest anti neid sisse ja mida sotsiaaldemokraadid tegid siis, kui see hääletus oli, jooksid saalist minema või siis hääletasid nende eelnõudele vastu ja seoses regionaalpoliitikaga, et Jaanus Karilaid mainis olulist momenti, et tõesti, et mida tegid sotsiaaldemokraadid regionaalpoliitikas, esimese asjana kaotati tasuta ühistransport ära ja siis pandi automaks. Nii, aga tuleme nüüd võib-olla majanduse juurde hetke pärast veel tagasi, aga ma räägiks bürokraatiast ka veidi, et tulge kuulajatele appi, et meil on siin valitsuse juures tegutsemas siis majanduskasvu ja efektiivsuse tõhustamise komisjon ja selle eesmärgiks on siis vajadusel majanduskabinetile valitsuse omale anda nõu. Jaanus Karilaid, kas see katse riik tuua ettevõtjale ja inimestele lähemale on toonud juba tulemusi ka? Ei, veel näha ei ole, et see on muidugi väga kummaline olukord, kus me näeme, et need bürokraatia tõkked, mis on siis Reformierakonna poolt aastakümnetega pandud, et siis nad hakkavad seda kangelaslikult siis nagu neid ületama. See on selge, et reguleerijaid, kontrollijaid, kahtlustajaid ja jälle kontrollijaid on meil Eestis tõesti väga palju. Alguses peaminister tuli suure ideega, et näete siin Keskkonnaamet vajab reformi kaotamist, siis 2 päeva läks mööda, et ei, ikkagi on vaja. Ja kui rääkida maaettevõtjatega, siis on tõesti neid kontrolle ja kahtlustamisi on liiga palju, mis omamoodi selline liigne bürokraatia ju takistab tegelikult väikeettevõtlust, maaettevõtlust. Nii et ma ennem ei usu, kui
nii nagu siin ütleme sotsiaaldemokraadid ja EKRE poliitikud, kes üksteist leidsid, et nad ennem ka ei usu, kui Isamaa on see automaksu tühistanud, eks me võtame selle enda peale, et me andsime ka allkirja Isamaa volikogus, kus Urmas Reinsalu pani allkirja alla, et ega see on, loomulikult on see see õiguslikult siduv dokument? See on ikka aumehe lubadus ja loomulikult on neid poliitikaid ju 10, mida tuleb tegelikult teha teistmoodi. Automaks on detail siiski, aga ta on koormav detail täna ja nii et aga kas see bürokraatia masinavärki saab teha lihtsamaks, ega me näeme ka siin tegelikult Tallinnas, me ju loodame ka siin, et igasugused planeeringud, mis kohati on 5-8 aastat, läheksid kiiremini, et see kohaliku omavalitsuse tasand, keskvalitsuse tasand, et see, ütleme, rägastik on väga suureks läinud, lootus on väga kõrge, ega me kaotame kogu aeg sellega aega, et kui me ütleme 2 aasta pärast uuesti, et näete, et Reformierakond proovis seda bürokraatiat vähendada, jagada siin 3, 4, 5-ga, midagi ei õnnestunud, ehk siis ainukene šanss midagi teha paremaks on 27. aasta parlamendivalimist. Mart Helme, kuidas EKRE seda bürokraatia probleemi lahendaks? No radikaalselt. Nii nagu pea maha? No jah, pea maha on võib-olla palju öelda, aga meil on räägitud ju, ma arvan, rohkem kui 10 aastat või 10 aastat vähemalt riigireformist. Ja see ongi, riigireform ongi võtmesõna. Me peame ikkagi selles mõttes väga kriitiliselt vaatama. Meil on selle eurobürokraatiale tuginedes laiendatud seda siseriiklikku bürokraatiat niimoodi, et see on nagu mingi hüdra. Ühe pea raiud maha ja 7 kasvab asemele. Et ilma riigireformita, mis institutsionaalselt vaatab, meil on teatud põhiseaduslikud institutsioonid, mis on vältimatud, nii nagu nad on. Aga ka seal on vaja vaadata, et nad ei paisuks nagu pärmiseene peal. Et see riigireformi tegelik rakendamine on kindlasti üks asi. Ja muidugi, kui mingi komisjon moodutakse, siis Murphy seadus ütleb, kui te tahate initsiatiivi surmata, siis moodustage komisjon. Nii et see on nagu sellele valitsusele väga iseloomulik, et moodustame komisjoni riigi kulude kokkuhoiuks, aga samal ajal 600 ametnikku on juurde võetud uue valitsuse poolt ja riigi kulud on, ma ei mäleta, kui suure protsendi osas kasvanud. Nii et kõik need jutud selles mõttes nagu tegelikkusega kuidagi moodi kokku ei lähe. Aga jaa, riigireform on võtmesõna ja see tähendab ikkagi üle välja kärpimist ja üle välja mõtestatuse ümber mõtestamist, ütleme nii. Miks Keskerakonna arvates bürokraatia on nii suureks mureks kujunenud? Sest ma arvan, üks parim näide on sellest, kuidas meile räägiti, et nüüd valitsemiskulusid vähendatakse ja kärbitakse ja mis lõppkokkuvõttes tuli, kui hakati sisse vaatama, hoopis need kulud on iga aastaga kasvanud, et tegelikult ju bürokraatia vähendamisega ei ole hakkama saadud. Ja nüüd see nii-öelda uus lähenemine, et tekitame lisaks bürokraatiat, et bürokraatiat vähendada, et loome komisjone, hakkame arutama, et see on tegelikult ka veel üks näide sellest, et kuidas tegelikult ei nähta tervikpilti, et mul siiamaani kõige parem see näide, mis oli nii-öelda valitsemiskulude vähendamise kohta, kui meil Justiitsministeeriumi läksid üle inimesed Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, 10 inimest läks MKM-ist Justiitsministeeriumi. Siis ma mäletan, kuidas Erkki Keldo tuli uhkelt Eesti Televisiooni ja ütles, näete, me kärpisime lausa 10 ametikohta, et see on 500 000 suuruselt kokkuhoid. Et see on lihtsalt selline näide, et kuidas see bürokraatia vähendamine näeb välja. Ja teine aspekt on muidugi see, et mis on ka minu arvates silmakirjalik, et see hiljutine üks direktiiv, mis siis kunagi Reformierakond hääletas selle poolt, ma vaatasin järgi aastal 2023, kui meil oli Michal kliimaminister, see oli see ETS2, kus siis oli nii-öelda lisamaksud heitekogustele. Ja nüüd Kristen Michal tuleb ja räägib, et teate, tegelikult me oleme täiesti sellele vastu, et see on ikkagi jube asi, et ei tea, kus see tuli. Aga tegelikult kõiki need otsuseid on järjest Reformierakond ise langetanud, ta on tekitanud seda bürokraatiat kõikidele väikeettevõtjatele, suurettevõtjatele ja nüüd siis tehakse selline uhke, eks ole, komisjon, tehakse uhked
pressiteated, et kuidas nüüd hakatakse selle vastu võitlema? Raimond Kaljulaid, te olete suhtekorraldusega üsna sina peal, saate selle köögi poolest ja peenmotoorikast aru, et kas te saate aru, mis lugu selle Elroni mopi märgistamisega meil oli, et kui kuulata peaministrit, siis ta toob igal võimalusel selle märgistamise ja selle kontrolli näite kõikjal suure positiivse rõõmuga välja. Kas see Elroni mopp oli siis Eesti Vabariigi bürokraatia kuhja viimane selline heinakõrs, mis murdis kaameli kaela? Ei, no see on selline tähelepanu kõrvale juhtimine, et no alustame siis sellest, et kas on usku, et see praegune meeskond suudab siin läbimurret saavutada. No vaatame nende senist ajalugu. Kliimaseadust menetleti, mitu aastat koostati, selle mõte pidi olema see, et kõik võimalikud erinevad kliimapoliitika nõuded, et lõpuks ometi siis luuakse siseriiklikult selgus, mida siis ettevõtjad peavad tegema, mida ei pea tegema. Tulemuseks väga austatud peaminister Michali toona, ta oli siis kliimaminister ja tema kantsleri Kasemetsa, kes nüüd on riigisekretär, nende juhtimisel täielik katastroof, et see kliimaseadus, ma ei tea, vedeleb kusagil kraavis, eks ole, sellest ei saanud mitte midagi. Ja nüüd need samad inimesed räägivad meile, me hakkame bürokraatiat vähendama või läheme veel rohkem ajas tagasi. Mina mäletan väga seda, kuidas ka ajakirjanikud väga palju küsitlesid kunagist minister Michalit teemal nullbürokraatia projekt, mida ta lubas siis kaardistada. Mis sellest saanud on? Seda tahaks minagi küsida. Ma ütlen niimoodi, et kui te lähete, võtate praegu juhuvalikuga Eestis mõne ettevõtte ja küsite, et vabandage, kas sellest ajast, kui Kristen Michal algatas nullbürokraatia projekti, on bürokraatiat tulnud juurde või läinud vähemaks, siis enamik ettevõtjad ütleb, et on loomulikult tulnud juurde. Nüüd, kuidas seda teha? Toon 2 konkreetset näidet. Eelmisel aastal Riigikogu menetles relvaseaduse muudatusi, mul oli au olla Riigikogus selle seaduse juhtiv menetleja, millega me siis vähendasime oluliselt bürokraatiat ja nõudeid kaitsetööstusele. Oli võimalik teha kaitsetööstusega koos, vaadati need nõuded üle, muulgas sellised asjad näiteks, et võib-olla kui inimene lihtsalt trimmerdab muru kusagil kaitsetööstuse ettevõtte aia taga, siis ei pea talle kaitsepolitsei tegema taustakontrolli, eks ole. Et kõik võimalikke nõudeid vähendasime, kaitsetööstus väga rahul sellega. Või teine näide siin mainiti, eks ole, Tallinna planeeringute protsessi, tõepoolest Keskerakonna linna juhtimise ajal tekkis Tallinnas tõsine kriis, planeeringuid ei võetud vastu, võeti ainult üksikuid vastu, Tallinna arendajad olid väga suures hädas, projektid seisid, mõnda planeeringut menetleti üle 10 aasta. Praegu on abilinnapea Madle Lippus ja Jevgeni Ossinovski juhtimisel Tallinna linnas on planeeringute protsessi oluliselt kiirendatud, need vanad seisvad planeeringud, neid tühistatakse. Saab küll teha paremaks, kui tahet on. Ja võib-olla viimane asi, mis ma ütleks selle viimase initsiatiivi kohta, et seda võrreldud selle Elon Muski juhitud, Ameerika Ühendriikides juhitud protsessiga, siis kui Ameerika Ühendriikides Musk ja tema meeskond hakkas tegelema kulude kokkuhoiu küsimusega, siis põhimõtteliselt esimesest nädalast peale tuli sealt Vändrast saelaudu teateid, ma saan aru, suur osa sellest oli siuke suhtekorraldus ja te küsite suhtekorralduse kohta, aga siiski, eks ole, et isegi kui veerand sellest, mida nad on rääkinud, ikkagi seal oli kohe tegevus. Aga meil kuulutati suurelt välja, tuli mingi komisjon, kus nad on nüüd, tukuvad või nokivad nina või millega nad tegelevad need inimesed. Et mitu nädalat on möödas, mitu siis regulatsioone vähendavat eelnõu on parlamendil üle antud? 0. Kas me näeme mingisugust riigi kulude olulist kokkuhoidu, millest oleks teatatud? 0. Valitsus peab alles läbirääkimisi, pole veel selge, kus kohast võetakse üldse raha näiteks selle peaministri antud 5% kaitsekulude lubaduse katteks. Mitte ühtegi tead, mis selle kohta pole. Et ma sellest ei saa aru, et kui suures Ameerika Ühendriikides on võimalik oleme ausad, meie riigi eelarvet ületavate kärpekohtade leidmine mõne nädalaga, eks ole, siis kuidas see võimalik on, et väikeses ja väidetavalt väga läbipaistvas ja väga lihtsas Eesti riigi, karges põhjamaises Eesti riigis, nagu peaminister räägib, nädalate kaupa tippettevõtjate seltskond tegutseb ja tulemus on ümmargune 0. Et meil on otsesaade, siis otsesaate ajal on ka uudiseid. Ma ei tea, kuivõrd suure üllatusena teile tuleb see, et president jättis kirikute ja koguduste seaduse muutmise välja kuulutamata ja Karis siis hetk tagasi tehtud avalduses ütleb, et Moskva patriarhaat õõnestab riikide suveräänsust ja demokraatiat, kuid sellises sõnastuses läheb seaduse muudatus vastuollu põhiseaduse paragrahvidega 40, 48 ja 11, piirates siis ebaproportsionaalselt ühinemise ja usuvabadust, lausus siis president Karis ja ta märgib, et mitmetähenduslik välissidemete keeld tekitaks õigusvaidlusi ning võib viia selleni, et samamoodi saab hakata piirama kõigi ühingute, sealhulgas erakondade vabadusi. Et kas tuleb see üllatusena, on president õigel teel või? Seda, ütleme, ka kuluaarides ka räägiti, et president võib see sammu teha, et kuna põhiseadusega läks väga hästi, et siis toimub see ühiskonna rahustamine, mis on muidugi kahetsusväärne, sest
Ehk siis tuleb seda sõnastust paremaks teha ja sellega edasi minna, et meil on väga palju raporteid ja ülevaateid, kus me näeme, et Moskva patriarhaat tegutseb tegelikult Kremli huvides ja tegutseb süsteemselt mõjutustegevusega. Nii et usuvabaduse piiramisega pole mitte midagi seal pistmist, aga siis peab kõigepealt läbi lugema, mida president kirjutas, millistele siis kitsaskohtadele osundas ja parlament võiks sellega eelnõu siis paremaks teha ja uuesti vastu võtta. Anastasia Kovalenko-Kõlvart, et ma saan aru, Karis võttis Keskerakonda kuulda, sest mitmed teie liikmed palusid tal ju mitte seda seadust välja kuulutada, näiteks Yana Toom või ka Lauri Laats. See, et Keskerakonna positsioon oli algusest peale väga konkreetne, et tõesti, et me oleme usuvabaduse piiramise vastu, et see on väga ohtlik tendents ja muidugi ka üleüldse, ega see seadus ei olnud väga korrektselt koostatud, et me enda poolt tegime ka erinevad muudatusettepanekud, et teha see seadus palju arusaadavamaks, et ei oleks seal sellist vääriti tõlgendamisruumi ja liiga laia tõlgendamisruumi. Et ja kolmas aspekt on see, et tegelikult seal oli näha, et seadus oli tehtud kindlalt ühe juriidilise isiku pärast ja probleem on ka selles, et tegelikult juba kehtivas seaduses on olemas kõik need võimalused, kuidas siis keelustada sellised, olgu need usulised organisatsioonid, kui on mingisugune oht näiteks inimeste elule, võimalik mõjutamine, oht avalikule korrale, tegelikult on juba kehtivas kirikute ja koguduste seadus olemas kindlad paragrahvid, mille alusel võib siis pöörduda kohtu poole ja siis nõuda, et see usuline ühendus pandaks kinni, et need on olemas ja seetõttu oligi ka küsimus, et mille jaoks siis tullakse eraldi uue seadusega, et see on ju ka, nagu me just rääkisime, sellist bürokraatiat, et eraldi menetleti. Siseministeeriumis oli eraldi palgatud PR-meeskond 30 000 euro eest, et siis seda söödavamaks ja müüdavamaks teha inimestele. Et kogu see protsess tegelikult ka, ega see ei näinud väga korrektne välja. Mart Helme, mis nüüd teha tuleks? Võtta seadus muutmata kujul välja ja vaadata, mida Riigikohus arvab või tuleks tekst lahti teha ja korda teha või loobuda üldse? Vaataks nüüd kõigepealt ikkagi täpsemalt üle presidendi põhjendused, nii palju ma praegu aru saan siin jooksu pealt, need samad põhjendused, mille alusel ta jättis välja kuulutamata, olid need, mille pärast me hääletasime sellele eelnõule vastu. Loomulikult püüti meid kohe putinistideks jälle tembeldada, nii nagu meil Eestis kõik on kohe putinistid, kes ütlevad, et ei, me näeme siin nagu probleeme ja need probleemid on kõigepealt vaja kõrvaldada ja kui need probleemid on kõrvaldatud, siis me saame selle asjaga edasi minna juba hoopis teisel tasemel. Ei, siis sa oled putinist kohe, nüüd on mul hea meel, et president Karis on koos meiega putinist. Et küsimus on ikkagi väga, väga selgelt selles, et antud sõnastuses, antud variandis on võimalik seda eelnõud kasutada kõikide kongregatsioonide ja kõikide MTÜ-de ja ühenduste vastu. Muuseas, seda ka siseminister Igor Taro eile kohtudes Ameerika Ühendriikide saatkonna ajutise asjuriga ütles, et seda saabki kõikide suhtes võrdselt kasutada. No võt, ja mismoodi see võrdselt siis tähendab? See tähendabki seda, et riik võtab endale õiguse kõikide igasuguste ühenduste siseellu igasuguste reeglite ja põhiseaduse vastaselt sekkuda ja me ei saa sellega nõus olla, see ei ole demokraatlik ühiskond. Raimond Kaljulaid, kas Lauri Läänemets kukkus läbi? Ei, kindlasti mitte. Tähendab, siin tuleb öelda kahte asja. Esiteks, loomulikult me ei saa siin otse-eetris praegu nägemata presidendi otsust ja selle nii-öelda sisulisi põhjendusi. Kadriorg sellise asju tegelikult alati väga põhjalikult vaatab ja ma arvan, et seda tuleb sisuliselt lugeda ja siis peab Riigikogus kujundama seisukoha, et kas me jääme siis presidendiga eriarvamusele, kas me muudame seda seadust kuidagi. Et selles osas ma arvan, see protsess on alles ees. Aga mis on võib-olla tähtis, on see, et me ei unustaks ära ja seda on väga oluline välja öelda, et Venemaal tegutsev õigeusu kirik ja selle patriarh ei ole mitte kuidagi seotud tegelikult mingi usuvabaduse küsimusega. Tegemist on kirikuga, mis õigustab ja õnnistab Ukraina laste tapmist ja küüditamist, Ukraina tsiviilisikute tapmist
ja küüditamist. Tähendab, selles mõttes selle nii-öelda kirikut meenutava organisatsiooni puhul me ausalt öeldes ei peaks rääkima üldse mingist usust ja see on täiesti selge, et sellise organisatsiooni siirmeid me siin Eestis näha ei taha. Nüüd küsimus on selles, kuidas me selle eesmärgi saavutame. Just nimelt. Mina ütleks selle kohta, et selleks on meil olemas vastavad institutsioonid, kaitsepolitsei, kui on olemas ikkagi mustvalgel näited sellest, et siinsed preestrid, siinsed koguduse liikmed tegelevad Eesti riigi vastase tegevusega, põhiseadusliku korravastase tegevusega, siis on kaks võimalust. Need inimesed, kas arreteeritakse, antakse selle eest kohtu alla vastavalt karistusseadusliku paragrahvidele või kui nad on Vene kodanikud, saadetakse nad Eestist välja. Aga võtta vastu seadus, mida saab suvaliselt rakendada mis tahes ühingute vastu, see ei ole õige. See selles mõttes on läbikukkumine. Me kõik teame väga hästi, mis asi on Moskva patriarhaat. Ja kui mina olin suursaadik ja pärast veel ka asekantsler, siis ma ütlesin, ärme anname Pühtitsat ja Nevskit patriarhi otse alluvusse. Ei, siis oli meil vaja ikkagi hästi läbi saada ja Venemaa positiivse hõlvamise poliitikud olid, kes ütlesid niimoodi? No Mart Laari teine valitsus oli see. Mart Laari teine valitsus oli see, kes ikkagi leidis, et ei, patriarh on ju eestimeelne mees, Aleksius tookord, Aleksius teine, ja anname ära, me saame selle probleemi maha, me saame selle usutüli kahe õigeusu kiriku vahel lahendatud ja et see on suurepärane kompromiss. Nüüd 20 aastat hiljem see ei ole enam suurepärane kompromiss, sest et olukord on muutunud ja niisugune asju tuleb osata ette näha. Selle teema lõpetuseks ma veel kord rõhutan jah, et president Karise nii-öelda avaldus algas siis sõnadega, et Moskva patriarhaat õõnestab riikide suveräänsust ja demokraatiat ehk seda konteksti, kus ta oleks selle kiriku suhtes lausunud toetavaid sõnu ei ole ja seda muljet tegelikult ka sellest debatist ei jäänud siin. Aga siis tulleks Riigikogu tegemiste juurde, siis Riigikogu on siis uute jõujoontega saanud mõned nädalad töötada, ligi kuu, siis kui raske praegu koalitsioonil on? Kui ma tohin alustada, koalitsioonil tegelikult on, mina olen riigikaitsekomisjonis ja ma olen julgeolekuasutuste järelevalvekomisjonis ja ma näen tegelikult seda, et selle koalitsiooni dünaamika on väga huvilik. Näiteks riigikaitse ja välispoliitika küsimustes ma olen Reformierakond on sisuliselt selle valdkonna viinud enda kontrolli alla täielikult. Neid otsuseid tehakse kusagil Reformierakonna tagatoas, ma ei mäleta, kas teisipäeval või kolmapäeval koguneb seal selline julgeolekupoliitikute seltskond. Sisuliselt tänane välisminister Margus Tsahkna, temal on öeldud, et sõber, et sinu ainus ülesanne on õigel ajal lennuki peale jõuda ja siis pildi peal naeratada, aga need otsused me teeme kas see on ohtlik või vastupidi, see on selline kasulik, otsused sünnivad kiiresti? See on ikkagi selles mõttes väga paha lugu ja ma tuletas ka meelde seda, et kui Kristen Michal oli Reformierakonna peasekretär, siis sel ajal ju see päädis olukorraga Ansipi ajal, kus oli Eesti Panga juht oli reformierakondlane, kohtusüsteemi juhtis reformierakondlane, Rask ERR-i, kus me praegu istume, juhtis reformierakondlane Allikmaa, rääkimata sellest, et mitmed inimesed, kes olid nagu sõltumatud tippametnikud, niipea kui nende karjäär lõppes, maandusid ka Reformierakonnas ja olid nendest said siis tublid Reformierakonna poliitikud. No tegelikult me kõik saame aru, nad olid alati seda. Nii et ma ütleks, et tegelikult see praegune valitsus on nagu ühelt poolt on ta nõrk, tal on komisjonides keeruline, aga teiselt poolt me näeme seda, et sisuliselt meil on tekkinud selline ühe partei võim ja see teine väike partner on nagu sellesse suuremasse partnerisse sulandumas ja Eesti demokraatiale see muidugi midagi head ei tähenda. Karilaid, töö toimub ju Riigikogus komisjonides, see on raadiokuulajale selge ja teada, see on emapiimaga kaasa antud fakt, et mis seal komisjonides toimub, et kas kõikides komisjonides koalitsioonil on õnnestunud kuidagi see ülekaal säilitada või mis meetoditega seda... et see 52 häälega manageerimine on võimalik, ta on keeruline, aga võimalik ja pigem probleem on ikkagi selles, et ei ole ju neid poliitikaid, mis aitaksid Eesti inimesi ja aitaks meie majandust, see on põhiprobleem, aga nad saavad hakkama, mäluvärgi, kas Ansipi valitsus oli mingi periood ka 51 mandaadiga ja nii, et ma arvan, selle poliitilise matemaatikaga nad on juba nii kogenud, saavad nagu hakkama. Küsimus on jah selles, et kas opositsioon suudab olla nüüd ühtne nüüd järgmised 2 aastat ja näidata siis kõrvalt tugevat nagu löögirusikat. Te kutsute Raimond Kaljulaidi koostööle? Ma kutsuks nagu ära koalitsioonist jah, et tegelikult oleks nagu pole mõtet selle vana poliitikaga enam kaasa minna, et mis seal on. Et kuigi ma näen, et retoorikas on tegelikult toimunud küll päris suur pööre, et räägitakse ka siin bürokraatia vähendamisest ja väga hoogsalt
selline tunne nagu, et on ka enda olulised teemad avastatud, aga ma arvan jätkuvalt, et seal võib tekkida mõnes üksikus komisjonis selline, kes on komisjoni esimees, aseesimees, aga see on sellise, ütleme, detaili väärtusega asi, et põhiprobleem, kriis on täna ikkagi selles, et me peame vaatama, et see pettumus poliitikas väga suureks ei läheks, et 27. aastal ikkagi suudaksime teha suure pöörde poliitikas. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, need komisjonid, kus teie tegev olete, et on seal näha, et miski on ka muutunud selles mõttes, et kas vahepeal, ma ei tea, teie komisjonidesse tuuakse ka asendusliikmeid, kas vahepeal Riigikogu juhatus mängib komisjonide koosseisu ümber, et olulisteks hääletusteks ikkagi koalitsiooni ülekaal oleks tagatud? No tegelikult koalitsioon praegu kasutab oma enamust Riigikogu juhatuses selleks, et teha nii-öelda kogu aeg kiireid liikumisi erinevate komisjonide vahel, parasjagu kus on oluline mingi hääletus koalitsioonile, et igal juhul oleks neil see nii-öelda ülekaal olemas. Mis puudutab seda minu komisjoni, ehk siis korruptsioonivastast erikomisjoni, et siis mingi hetk oli mul selline võimalus, kus meil oli opositsioonis ülekaal, ehk siis oli 4 versus 2, et igast erakonnast, igast fraktsioonist oli 1 liige ja tänu sellele oli mul võimalik teha otsus, panime hääletusele, et kõik istungid on nüüd avalikud. Ja nüüd pärast seda on koalitsioon toonud 2 saadikut juurde, ehk siis et opositsioonil enam enamust ei oleks. Ja muidugi juba viimasel komisjonil anti mulle ka mõista, et kui tulevad mingisugused teemad, mis ei ole väga sobivad, et siis võidakse need maha hääletada, samamoodi nagu kunagi oli, eks ole, Kristen Michali ja riigisekretäri küsimus, kus siis koalitsioon hääletas maha. Et seda käiku me nägime juba läbi, et seda me näeme ja ka muidugi seda, et praegu tõesti kasutatakse ära seda, et Riigikogu juhatus ja see, et koalitsioonil on see enamus, et siis suunatakse oma inimesed vastavalt sellele, kuidas parasjagu vaja on, et igal juhul oleks enamuste hääl komisjoni hääletustel tagatud. Mart Helme, ma saan aru, et täiendavaid ja erakorralisi istungeid saab koalitsioonil väga keeruline olla korraldada, sest igal ajahetkel peaks saalis olema 51 saadikut, kui mõni opositsioonisaadik hääletada sooviks. Jaa, no eks nad peavad nüüd võimlema, see on tõsi ja eks nad võimlevad ka, aga neil on üks pluss, neil on reservuaar aknaaluste näol. Ja sealt annab aeg-ajalt midagi õngitseda ja kedagi ära osta. Kes seal endistest EKRE saadikutest müüdav on? No ma ei hakka nimesid nimetama, aga praktika on jällegi tõe kriteerium, eks seal ajapikku ole näha. Aga mingil hetkel tuleb viga sisse. Mingil hetkel on ikkagi selline olukord, et viga tuleb sisse ja aga ma toon näite ka selle, et meil on olemas niisugune delegatsioon nagu IPU, mis inimestele ei ütle midagi, see on International Parliamentary Union, et parlamentide vaheline ühendus, kus on nii opositsiooni kui koalitsioonisaadikud ja koalitsioonisaadikud ei ole käinud nüüd IPU koosolekutel sellepärast, et nad peavad istuma Tallinnas, kuna võib tulla mingi hääletus, kus nende hääl on kriitilise tähtsusega ja selles mõttes rahvusvaheliselt on meil opositsioon nüüd suurepäraselt esindatud. Ehk siis opositsiooni kanda on jäetud parlamendi rahvusvaheline esindamine? Et see on nagu näide sellest, kui keerulises olukorras nad on ja näide ka sellest, et mingil hetkel tuleb paratamatult viga sisse, mis võib maksma minna mingisuguse suurema tüli või probleemi või parimal juhul viia ka selle valitsuse kukkumiseni. Jah, kui tohib, et siin räägiti ka sellest opositsiooni koostööst, et tõsiselt rääkides siin on nagu... No sotsid on pandud purgatooriumisse. Ei, ma isegi jätaks sellega, tegelikult see on nagu õige, et ma arvan, et nii-öelda opositsiooni koostöö tegelikult on ülioluline. Ja ma arvan, et ütleme, mis ma nagu praktilise lahendusena oskan pakkuda on see, et me teame, et valitsusel on, eks ole, see kava tekitada olukord, kus tööandja võib sisuliselt dikteerida, ma ei tea, seal nädala kaupa töötajale, et kui palju ta talle tööd annab. Et garanteeritud on 10 tundi tööd, võib ühel nädalal või ühel kuul on 40 tundi, eks ole, nädalas, teisel kuul ta ütleb, et mul sulle nii palju pole anda, aga ja sellel töötajal nagu kaob igasugune kindlustunne sissetulekute osas, eks ole, mille eest ta, ma ei tea, ostab lastele süüa, mis siis töötaja siis teeb, läheb koju, ütleb lastele, et süüke lugu on, mu tööandja otsustas, et nüüd sööte nagu poole vähem selle järgmisel kuul või et kuidas seda, kui Reformierakond seda mõtleb, on ju. See on tegelikult ikkagi, nagu ma ütleks, Eesti töötaja nagu tagasi paiskamine mõnes mõttes nagu päris orjusesse. Ja ma ütleks, et näiteks selles küsimuses me võiks küll ju siin, eks ole, Isamaa, Keskerakond, EKRE, sotsiaaldemokraadid nagu kujundada ühise seisukoha, et sellist Eesti töötajatele liiga tegevat muudatust me ei luba teha ja nagu kunagi, eks ole, Edgar Savisaar ütles saates, mõtleme veel, et tuleb moodustada rahvarinne, et võib-olla siis selles küsimuses peaks olema see opositsiooni ühisrinne. Et me ütleme sellele asjale
konkreetselt, ei, seda Reformierakond me teha ei luba. Ja kusjuures ma olen täitsa kindel, et kui me kõik 4 selle vastu võitleme ja tegeleme muu hulgas ka selle sooga, kellele Mart Helme siin viitas, kes võib-olla müüdavad ei ole, aga ostetavad on, eks ole. Ma arvan, me suudame selle plaani nurjata valitsus. Karilaid, võtate pakkumise vastu? Ei taha olla ainult asjade vastu, tahaks ka millegi poolt olla ja üks, ütleme, siis opositsiooni, ütleme, siis selline ühisrinna võiks tekkida sealt, et meil oleks vaja, et mitte olla kogu aeg niimoodi probleemide kirjeldaja. Me tahame poliitika muutusi. Me võiksime proovida kutsuda esile erakorralised valimised. Ja siin võiks 4 erakonda teha tööd ja proovida seda, ütleme, põhiseaduse järgi väga raskesti teostatavat varianti ka ellu viia. Et ma arvan, mida me vajaksime... Kui te saate endale ebasobiva tulemuse, mis siis tulevad jälle erakorralised valimised? Selleks, et poliitikat ikkagi muuta, on vaja saada oma partneritega kokku üle 51 mandaadi. Ja praegu vastasel juhul me peame siin pea 2 aastat ainult olukorda kirjeldama, osundama mingitele probleemidele, võimendama mingeid probleeme, aga tegelikult inimesed tahavad muutusi ja ma arvan, see erakorralised valimised oleks üks lahendus. Mart Helme. Jaa, aga seesama aknaaluste reservaar on ka meie reservaar, ehk opositsiooni reservaar. Aga ma ütleks selle koostöö kohta niimoodi, et jällegi, kordan 3. kord, praktika on tõe kriteerium. Meie käisime välja mõtte, et kõikide nende hooldekodudes toimunud õõvastavate juhtumite peale prokuratuuri üle järelevalvet teostav justiitsminister, talle tuleks umbusaldust avaldada praegu. Kuna prokuratuur, nad ei tõsta toru, ei ole probleemi, inimesi pekstakse surnuks, probleemi pole. Aga kes on alt ära hüpanud, on Isamaa. Neil on vaja asja arutada, neil on vaja mõelda veel. Praegu pole õige hetk. Sotsid oleksid nõus, Keskerakond oleks nõus, meie oleksime nõus, aga vingerdab meil siin prokuratuuri avalduse, et nad kaaluvad. Ootame ära otsuse ja siis saame edasi tegutseda. Kas Keskerakond võtab selle töötajate õiguste teema ka enda südame asjaks, nagu Raimond Kaljulaid palus? Ja kindlasti on see väga oluline koht, see tuleb ka õiguskomisjoni, kus kindlasti Keskerakond seisab sellele vastu, aga ma ütleks, et tõesti, et mina vaataks ka seda palju suuremalt, mitte et me hakkame nüüd võitlema ja võistlema siin, kes siis suudab ühte või mingit teist algatust maha suruda, mis tulevad Reformierakonna, mõtlengi ainuvalitsused, vaid tõesti meie suund peab olema ühine, et tuua erakorralised valimised. Täna sellel koalitsioonil, selle Reformierakonna ainuvõimul, millel on 80% toetust, ei ole seda rahvamandaati. Nii et siin ma tõesti kutsun üles, et töötame selle nimel, et tulekski see viga sisse valitsusel ja meie suudame erakorralised valimised esile tuua. Aitäh! Head kuulajad, selline sai tänane opositsioonitund. Tänan saate külalisi Mart Helmet, Raimond Kaljulaid ja Anastassia Kovalenko-Kõlvartit ja Jaanus Karilaidi. Saadet juhtis Mirko Ojakivi. Kuulmiseni!